tere, mina olen Kadri ja mina näitan teile, kuidas kriidivärviga värvida. Paljud küsivad meie käest iga päev, et kas kriidivärviga värvimine on raske. Ei ole raske, et nüüd ma näitan teile väikese selle serveerimislaua peal, kuidas seda siis kõige lihtsamini teha. Ma olen ära teipinud siin mõned kohad, mis ma ei taha, et saaks värviseks ja selle laua värvimiseks valisin tooni Paloma ja kasutan loomulikult Annie Sloaney Chalk Paint kriidivärvi. Ja nüüd ma lihtsalt puhastasin ära kõik detailid tolmust, aga lihvinud ei ole ma siin midagi ja hakkangi otse selle sama lakitud pinna peale värvima. Nüüd, kus mul on 2 kihti siia serveerimislaua peale juba värvitud, on aeg teha natukese vanutamistööd. Et vanutamine ei ole kohustuslik, aga minule endale väga meeldib ja selle tõttu mina enamasti alati oma värvitud mööbliga vanutan. Ja mul on võetud täiesti tavaline niiske lapp. Vanutada võib muidugi ka liivapaberiga, aga niiske lapiga tuleb töö veidi puhtam, ei ole nii palju seda lihvimise tolmu. Ja pühin lihtsalt küllaltki jõuliselt, natukese siit värvi vähemaks, et paljastuks veidi seda mööbli originaalpinda. Ja nüüd, kus on mul kõik need vanutused on kõik tehtud, mis ma soovisin ja serveerimislaud on kuiv, siis ma näitan teile ka, kuidas vahatamine käib. Selle jaoks ma kasutan Annie Sloaney vahapintslit, mis on käes hästi mugav ja ergonoomiline hoida ja teen ta vahaseks ja üritan selle ühe pintslitäie vahaga jõuda nii kaugele kui võimalik. Vaha on vaja peale panna hästi ühtlaselt, aga samas hästi õhuke kiht. Ja mida õhemalt ja ühtlasemalt ma suudan panna, seda mõnusam on poleerida. Ja vahatamine on kõige mugavam nii, et te teete kõigepealt ühe külje, siis poleerite selle külje ära kaltsuga. Mul on siin selline lilla vana T-särgi tükike, siis läheb ta järgmise külje juurde, et teete vahaseks ja kohe poleerite ära. Et vaha ei ole mõttekas pikalt seisma jätta, ta hakkab siis kuivama ja muutub naksuvaks ja teda ei ole lihtsalt enam nii mugav poleerida. Ja nüüd, kui ma panin nii õhukese ja ilusa sellise ühtlase kihi, on mul lapiga ainult siin paar tõmmet teha ja ongi töö tehtud. Nüüd, kus mul on terve serveerimislaud on vahatatud ja poleeritud, pange tähele, et poleerimata ei tohi kindlasti jätta, sellepärast et vaha jääb muidu naksuma ja hakkab tolmu koguma ja ta ei kuivagi ära. Et sellepärast ongi hea, kui te ikkagi kohe niimoodi korralikult ära poleerite ja selleks nüüd, et hakata siin neid detaile, mis siin selle sahtli peal on esile tooma, otsustasin ma kasutada pruunivaha. Selleks, et pruunivahaga oskuslikult ringi käia, on hea teada ka mõningaid nippe, mis ma teile näitan. Pruunivaha võib peale panna nii pintsli kui kaltsuga, mina praegu panen siis peale kaltsuga. Mugavam on muidugi pintsliga, määrib vähem ja panen teda siia küllaltki mahlaselt. Kindlasti te nüüd mõtlete ja vaatate, et kogu ilus töö, mis ma siiani tegin, saab nüüd niimoodi rikutud. Aga ma näitan teile kohe, kuidas selle pruunivahaga ringi käia nii, et see detail oleks välja toodud, aga lillatoon ise siiski paistaks. Nüüd ma tegin selle kõik pruunivahaga kokku ja nüüd ma pean ta siis jälle ära poleerima, eemaldama kõik selle üleliigse pruunivaha siit. Nii et ma siis kõigepealt kaltsuga korralikult nühin. Ja nühin jälle nii kuivaks, et ta enam ei naksu ega ei määri. Aga praod on ilusti pruunivaha täis. Nii, nüüd on ta siis poleeritud. Ja nüüd, kui teile tundub, et see pind on liiga pruun ja et see ei olnud üldsegi see, mis te soovisite, siis pruunivahaga ümberkäimine nagu professionaal ei ole sugugi raske. Et ma võtan uuesti seda clear waxi siit ehk läbipaistvat vaha ja teen siia peale uue kihi clear waxiga
ja hakkan seda nüüd uuesti poleerima. Keeran kaltsu teistpidi, et oleks jälle puhas külg ja nühin korralikult puhtaks. Ja nagu te näete, siis see Clear Wax eemaldas selle suurema osa pruunist vahast ja pruun vaha jäi nüüd ainult nendesse detailidesse ja sellesse mustrisse, mis mina eelnevalt siis pintsliga tekitasin, ehk siis siia nendesse pisikestesse pintsliga tekitatud värvi mikroragudesse. Nii, ja nüüd on meil lilla taastatud, aga samas on sahtlile antud antiikne välimus. Ja nüüd on mul siis terve see serveerimislaud on igalt poolt vahatatud, nii läbipaistva vaha kui pruuni vahaga ja ilusasti poleeritud, nii et praegu on töötlemata ainult veel siin see tulevane nii-öelda töötasapind, mille peal te tahate siis kruuse või taldrikuid või midagi muud hoidma hakata. Ja otsustasin selle dekoreerida vesipildiga. Vesipilt on selline kõige lihtsam moodus, kuidas lilled või puuviljad mööblipinnale saada. Ja selle jaoks ma lõikan praegu selle motiivi siis paberi seest natuke välja, et mul oleks temaga lihtsam toimetada. Ja nüüd ma eemaldan selle tagumise paberi. Seda tuleb teha ettevaatlikult, et see pilt, mis siin pinnal on, kaasa ei tuleks selle kilega. Nii. Ja nüüd ma üritan siis silma järgi panna ta siia tsentrisse. Nii. Ja võtan niiskelapi ja hakkan seda siit paberit pealt töötlema. Ja nüüd on juba näha, et hakkab siit kummi kiskuma. Ja kui ma seda ettevaatlikult seda paberit siit nüüd niimoodi eemaldan, siis tadaa! Ongi ilus, nagu oleks käsitsi maalitud roosid ja õunad. Nii. Selleks, et nüüd see pilt kuivama hakkaks, teen ma ta ettevaatlikult salvrätikuga tupsutades. Nii, nüüd on siis pilt meil siin peal kuiv ja nüüd on aeg siis terve see töötasapind ja värvipind kaitsta. Ja selleks, et ma tugevama kaitse saaksin, valisin ma siia siis laki ja see on Annie Sloani lakk ja meil on neid kahes suuruses purgis, üks on liitrine, minul on siin praegu 250 milliliitrine. Kui te põrandat lakite, siis peate suurema potiga arvestama, aga praegusel juhul on sellest maa ja ilm jääb kõvasti ülegi. Ja nüüd ma siis alustan õhukese kihi lakkimist ja lasen siis esimesel kihil ära kuivada ja siis värvin peale teise ja kolmanda kihi. Ja alati on hea teada, et ka lakk, mitte ainult värv, tuleb enne kasutamist korralikult läbi segada. Vastasel juhul ei ole ta nii kindel. Ja see lakk on veebaasil. Kuna selle serveerimislaua need nikerdatud detailid on mul kõik pruunivahaga esile toodud, siis ma kasutan pruunivahaga siin selle plaadi peal, et natuke teda ühtlustada. Ja hakkan siia üpris niimoodi mahlakalt laki peale pruunivaha kandma. Saabki kõik pruunivahaga kaetud ja hakkan seda üleliigset vaha eemaldama. Nii, kohe on näha, kuidas mu töö on palju antiiksem ja autentsem kui enne. Need, kellele see pruunivaha vanutus ei meeldi, ei pea seda tegema. Pruunivaha ei ole kohustuslik. Ainult see Clear Wax on värvi kaitsmiseks kohustuslik. Või siis lakk, kui te nii otsustate. Üldiselt
tulekski valida laks sellisel juhul, kui teil on vaja kaitsta mingit pinda, mida te tahate küürida ja rohkem kasutada kui niisama kummut, et see kehtib näiteks mingisuguste köögitarvete puhul. Nii, mul on nüüd pruuni vahaga tehtud ja nüüd ma võtan siis seda pruuni selle Clear Waxiga siit jälle uuesti natuke vähemaks. Nüüd, kus pruun maha on pandud, korralikult poleeritud ja pind ei naksu, ongi meie serveerimislaud valmis. Tada!